Ma olen ise see 2000 aasta tagune või veel vanemast ajast, nii et ma võtan minevikku ka kaasa. Ja ma annan teile suurele ringile küsimuse, ma ise siis ei pea vastama, et mõtlete siis, enne kui ma ära siit lähen, siis kes soovib, võib öelda, kuidas te tunnete põlisrahva ära teise rahva hulgast, kes siin elab? Kohaliku põlisrahva. Pärast ütlete 18 minuti pärast ütlete, nii kaua ma vuristan oma ettekande ette siis. Et kui raske on siis tänapäeval põlisrahvaks jääda, kas see on üldse võimalik ellu jääda? Selles keskkonnas, kus on sirged teed, sirged kraavid, sirged puuderead on metsas. Võtke kätte kas või maailmakaart. See on ka koloniaal-Euroopa, on tõmmanud joonlauaga piirid. Peeter I oli kunagi raudtee tõmmanud, aga näpp jäi. Ja see Peeter I näpu jonks on siiamaani raudtee peal näha. Ja öelge siis metsas karudele ja huntidele ja kimalastele, et kas nad taipavad, et on tulundusmetsaga tegemist. Selle tõttu nad käivad õues, karutundid. Nädal aega tagasi ma lõpetasin oma lambapidamise, mida ma olen 40 aastat teinud, kuna hundid murravad maja taga, õpetavad oma kutsikaid, seal samas, kus minu 20 lapselast ka mängivad. Seal samas õpetavad meil hundid kutsikaid. Ja ma olen teinud ühe karude uuringu. Kui te panite tähele, jooksis teade seal telekas, et Rootsi tunduvalt vähendab oma suurkiskjaid. Ja teate, nendel on ainult 6 kuni 11 karu 1000 metsamaa ruutkilomeetri kohta. Ja meil on 39. Meil on karude arvukus parimate maailma rahvusparkide tasemel. Aga kuna ma olen mesinik, ma elan Eesti ainukeses täiesti mahedas vallas, mida siin mõned tahavad siin ära kaotada. Siis näiteks praegu 3-4 õhtut on olnud selline juhus, et üks karu ei ole veel mesikepaks muutunud ja käib tarude kõrvalt ja ajab katuseid maha. Ja veel tema ema ei ole talle õpetanud, et söö kärge ka. Meil üks kevade tehti 11 kohas kõik sistaks. 11 kohas me ei jõudnud tarusi ära tassida. Aga praegu on selline, et kõik ei ole mesikepad, osa on karud ka. Ja kuna ma seda karu uuringut olen teinud ja numbrid ei valeta, siis teate, arvate, et ma tahan mõne karu maha lasta. Ei. Me peame väärtustama oma maad, oma rahvast, oma põlisrahvast. Me ei pea neid karusi ära tapma, aga me peame seda kõigile kuulutama üle terve maailma. Ainult Bulgaarial on veel nii palju karusi kui meil. Lätlastel on rahvuskangelane karutappja. Nendel on peaaegu 10 korda vähem karusi kui meil. Ja see on haruldane, see on loodusmälestis, see on haruldane. Nii ma loen nüüd edasi oma teksti. Et ma tahan öelda, et kas rahvast ootab sama saatus kui mesilasperesid? Mul on samamoodi 40 aasta mesilaste pidamiskogemus ka. Ja mu vanaisa oli mesinik ja nii edasi. Ma olen mitmenda põlve mesinik ja esimest korda elus olid eelmisel aastal mu 12, mul on neid 50, aga 12 peret nende hulgast oli nii, et ainult ema oli pesa peal. Ja kõik oli olemas, taru, toit, kõik oli olemas, ainult rahvast ei olnud. Et kas te tahate, täpselt sama toimub praegu inimestega, et on talu, on ilus haljastus, kõik on, ainult see üks nuttev mammi on seal pesa peal.
Mul on siin lihtsalt maakodu ajakiri 3 aastat, ma ammu seda ei telli, see on suvilate ajakiri, pole olemas maakodusid. Natukese on võib-olla kuskil, aga ei on muidugi, mesinikud on õnnelikud, et ei ole rahvast, sest et seda puhtam see ümbrus on ja kõik nii edasi, aga see on ebanormaalne. Et põlisrahva jaoks on see väga raske. Loodus tuleb ajapikku tagasi. Et kas ka põlisrahvas suudab tulla oma juurte juurde, looduse raamatut lugema? Nii palju, ühesõnaga kõik tehakse ükshaaval lõpuks. Kõigil on nende süsteemidega konflikt, sest need on nii vastuolulised, kõik need ametid. Et tegelikkuses maarahvas ootab ammu, millal see teater No 99 või mis ta on, millal ta ometi hakkab seda komöödiat või satiiri ka maarahvas tegema, sellepärast see on anekdootlik, mis toimub. Mul on nüüd seal maal järg, ma andsin oma kalliskivid sinna. Ma olin nädal aega tagasi alles Põlvili, ühel muinaspõllul. Ma tegelen muinasviljelisega ka, pean selle teemalisi loenguid ka, aga ma olin ühel muinaspõllul ja sealt kästi otsida selliseid kive ja kusjuures üks leiti ka, need on ürginimeste Jahve kivid. Ma ei tea, kas kiviteadlased juba taipasid seda või? Siis on vägev. Üks oli vilgukivi ka, millega tuld löödi. Ja mulle kusjuures ei antud vene kirvest kaasa. Kivikirves, kus on ka näpujäljed pea, ja see oli tõeline vene. See vene sõna on meil 1000 aastaid vana. 1000, 9000, eks ju. 9000 aastat oleme siin. 900 aastaste vallutajate ajalugu õpime. Ja peame 90. aastat oma riigi ja rahva sünnipäeva. Eks ju, nagu meid enne poleks olemas olnud. Ja nendest Jahve kividest lähme nüüd edasi. Et ei tohiks unustada, et põlisrahvad pole mitte kunagi, mitte kusagil nälginud. Mitte kunagi. Eriti siin, meie metsarahvas, seda küllust, mida pakub loodus praegu, seda ju mitte keegi ära korjata. Mitte keegi, isegi praegu, kui loodusest on tankidega, sõidetakse iga päev üle. Iga päev. Ainult tankidega toimubki looduses tegutsemine. Isegi praegu me ei jõua seda küllust, mis loodus pakub. Iga teine taim on toidutaim. Mesi tuli puust, kala tuli veest, põrsas kasvas metsas üles. Meil on rahvaarv väiksem olnud, tunduvalt väiksem. Meil põlismetsad, kõik on toitu täis. Kõik kõlba, üle 4-5 taime on mürgised. Seda teadsid kõik inimesed. Kõik. Mul on veel siia kirjutatud nende Jahve kivide kohta, mis on nüüd 1000 aastate käib üles, eks ju, see on nagu, seda võib kasutada kogu aeg, ta on, eks ju, kuivatatud marjade, seente, pähklide jauks tegemiseks, mis iganes. Või ma toon ühe näite, näiteks rauarikkad lepaurvad. Meile räägitakse, oi rahvas oli nii nälgas, et sõi urbasi. Need on kõige rauarikkamad. Maitske korra vara kevadel, kui nad veel külmust krõmpsuvad. Isasõied. 100 õid, missugune valguallikas ja lepp on kõige rauarikkam. Lihtsalt nii sama kõrval sellest. Mul tuli nüüd see vene kirves korraks ette, ma sellest juba rääkisin. Et me nii pelgame seda vene sõna, et läheb põhja nagu vene kirves, aga kui sa ikka seda kivikirvest näed, mis põllusest välja tuleb, näpujälgedega, ja kui ilusaks ta on tehtud, nagu kõik meie rahvariided, nagu kõik need vanad asjad, kui inimesed tegid armastusega, elasid, et Venemaa on täpselt sama, Peeter Esimene ütles see Venemaa. See on alles 350, täpselt nagu see koloniaal Euroopas ja Ameerikas. See kuulub indiaanlastele. Täpselt sama vana, see on nii lühike aeg. Ja ma tahaks näiteks sellist asja, ma olen väga tänulik, väga tänuväärset tööd teeb see loodususu
looduse sügava austamise nimel nii-öelda nende maailma esimeste looduskaitsealade väärtustamisel teeb praegu maavallakoda. Aga kahjuks ka riik ei näe seda tervikut. Et tegelikkuses on igas külas on oma hiiekoht. Igas külas on oma allikas olnud. Muidu seda Põlisküla ei tulnudki, kui seal ei olnud allikat, kui seal ei olnud hiiekohta, kui seal ei olnud hingemaad, kui seal ei olnud kalmeid. Miks kalmeid on? Kõik on tähistamata. Meie rahva ajalugu on külade kaupa teatakse Katkuaja kalmistuid näiteks. Kõik on tähistamata. Ja Katkuaega see ei oleks olnud, kui ei oleks inkvisitsiooni olnud, kui ei oleks kohalikke nõidasi põletatud. Ja praegu siin kohal oleks hea, mul on siin üks ajaloo jutt, mis ma siin kirjutasin lugeda. Nendest samadest allikatest. Meil on niimoodi, et see on allikas, mis on raamaturiiul. Aga see, mis on päris looduses, tegelikkuses, praegu veel näha. Näete, eelmine laupäev me leidsime veel ühe jahvekivi. Tuli veel välja, kes selle kultuurikihises, mis on nüüd 9000 aastaga tekkinud või 11 000-ga. Ma täpselt ei tea kuupäevasi. Eks ju? Et selle seest keeb veel välja praegu ürginimese tööriistasi. Ürginimese. Ma võtsin nüüd selle välja, kui mul jääb aeg, siis ma vuristan selle ka ette. Aga ma veel ei võta seda. Et näiteks kõigis külades on teada, paljudes külades on mõisad, on maarahva hiitesse. Maarahvas ei tohtinudki öelda hie sõna, need olid kirikumäed. Osa on välja surnud külad, põlegi enam talusi, aga nad teavad, kus nende kirikumägi oli. Nad nimetasid hie kohtas kirikumägesi. Ka Jaan Jung 100 aastat tagasi. Terves Eestis on neid kirjutatud kirikumäed. Ja me häbeneme öelda, et meie kirikud ongi selles hiitekirikud. Aga see selleks. Näiteks tänava avati mitu kristlikku kooli. Aga seda kohaliku looduse austamise ja tänulikkuse nagu väärtustamist, et lastele õpetatakse nagu kõrberahva ajalugu, kuid meie oma metsarahva ajalugu nagu ei väärtustata. Ja loodusharidus, ma olen nagu selle loodusümarlaual käinud, et suudab omale muretseda elektroonika superkõrgemal tasemel, bussid, loodusmaja-alas avati eile või millal, eks ju. Kuid looduses ei tunne lapsed ei sinilille ega kaskäära ega... Et ma olin ühes koolitunnis, mis oli hästi päikselisel päeval sulailmaga. Ja siis võeti see teema ette, see lumesõja teema klassis. Selle asemel, et minna rõõmsalt õue ja teha see lumesõda ära, õpetati lastele, teate mida? Et lumepalli sisse ei tohi kivi panna. Aga lapsed seda enne ei teadnudki. Nad nüüd said seda teada, et ei tohi kivi lumepalli sisse panna. Mina olin selle pärast 3 ööd üleval, et ma seda koolitunnis kuulasin. Ja põlisrahva elupaigast. Näiteks sellist asja, et siin meie vööndis, siin metsarahva vööndis, on need kelpkatustega talumajad, unkaukudega. Ja teate, kui palju linnas Eestis on andnud oma majade värvimiseks 50% värvitoetust. Ja igasugust toetusi, siin Tallinna linnas näiteks samamoodi. Kui oleks võinud ka näiteks kelpkatuse parandust toetada natukese, näitena. Ja just selle vaesumise tõttu, nende euronõuete tõttu maa tühjeneb ja vaesub. Nagu Vene ajal tehti need normid Vene alguses, et rahvas jooksis linna ära, üle jõu käivad. Nüüd olid need nõuded, üle mõistuse. Ja sinna õisati seda vett. Vaat seda ma tahan kohe öelda.
nüüd renoveeriti näiteks meie lähedal kõige ilusam raba tohutu ajalooväärtusega ja aega varsti otsa saab juba, jah, mul valus pool juttu ees, et renoveeriti niisugused rabakraavid, kus hüpati üle, sa võis üle kraavi hüpata, seal oli vares, kolda, seal kõiksugu põnevad, kõik metsised, kõik elavad seal. Teate, seal tehti sellised kraavid, et võimatu on üle minna, 60 kilomeetrit tehti neid. Ja peale seda tuli inventeerija, selle raba inventeerija ja kohe võeti alles sügisel vastu, et 60 kilomeetrit selliseid kraave, kus siis see rabamaak välja voolab, vesi on pealt siuke siiruviiruline, mis on vana võimas rauallikas. Ja siis see inventeerija tegi nagu ettepaneku Keskkonnaameti poolt, et võiks nagu sulgeda kuivanduse, eks ju. Vaadake, kuidas ametid oma vahel ei suhtle, ei mõista, täidavad käsku, juba aetakse minema, jah? Läkski läbi, jah? Sõnu on põlisrahvas püsima, sellepärast, et vaadake, kevadel saab võilille süüa, siis on urbasid saab süüa, siis saab ju süüa. Aga meie vesi tuleb rabast ja jõed jäävad kuivaks ja praegu juba on põhjavesi on nii maas. Võt, nii et ärge uisake siin oma veega. Igor Mank tuleb ja tema mõristab meil kõvasti meile, siin ütelge ka oma positiivne sõnum välja, jääb püsima maa põlisrahvas. Ma ütlen siis Juhan Liivi sõnadega, aega nad mõõdavad enne ja praegu, see on kõik ilma aegu. Põlisrahvas, ta ei olekski praegu elus, imerahvas ei oleks maal elus, kui ta ei vastu ei peaks. Või Alliksaar, eks ju, ei ole paremaid halvemaid aegu, ei ole. Olgu, mis valitsus tahes. Eestlane karjalaps on kuningas, tema ei võimutse oma karja üle, vaid ta valitseb. Ja soovime meie valitsusele täpselt sama, et nad ei võimutseks oma rahva üle, vaid valitseksid oma karja üle. Nagu karjalaps, nagu Eesti karjalaps.